Tere tulemast krüptoklubi kanalisse. Minu nimi on Roman, tahan teile rääkida sellest, et aasta aega tagasi, 2022 jaanuaris, tegime me krüptoklubis Eesti krüptoraha investorite seas ühe väikese küsitluse. Muuseas küsisime ka seda, et mismoodi nad näevad, et järgneva aasta jooksul krüptoraha läheb. Etteruttavalt võin öelda, et tulemused olid ikka päris halvad, selles mõttes, et ennustused läksid täiesti mööda. Ole meiega ja vaatame, mida ennustati ja kuidas tegelikult läks. Ennustust võttis osa 519 inimest, kellest circa 87% ehk 461 inimesel oli antud hetkel siis krüptoraha oma investeerimisportfellis. Lisaks 10% ehk 53 inimest olid need, kellel ei olnud krüptoraha ja oli ka paar inimest, kes ei soovinud avaldada. Esimene ennustus, kas 2022 aasta jooksul krüptovarade hinnad pigem kasvavad või langevad? Vastanutest 374 ehk 72% ütlesid, et hinnad kasvavad. Vaid 7,5% ehk 39 inimest ütles, et hinnad langevad ja ülejäänudest siis suurim grupp ütles, et ei tea. Mis siis tegelikult juhtus? Aasta ajaga langes kogu krüptoturu väärtus 2,017 triljonilt eurolt terve tee 735 miljardi euroni. See tähendab, et 64% langes kogu krüptoturu väärtus. Mõned põhjendused, mida siis õigesti ennustajad välja olid toonud. Peale intressimäärade tõusu ja quantitative easingu lõppemist saavad hullikesed aru, et ostsid õhku. Kasvab seni, mil tuleb majanduse buumi lõhkemine. Eriti ei huvita, mis juhtub 2022. aastal. Investeerin pikaajalise horisondiga. Oleksin üllatunud, kui 2032 aastaks oleks krüptovarade koguturu väärtus alla 100 triljoni dollari. Ennustus number 2. Mis on aasta jooksul kõrgeim Bitcoini hind? Keskmiselt pakkusid ennustajad Bitcoini hinnaks eelmisel aastal 79 748 eurot. Kõige vähem ennustati hinnaks 23 000 ja kõige kõrgemaks hinnaks pakuti 300 000 eurot. Tegelikult juhtus see, et kõrgeim Bitcoini hind eelmisel aastal oli 42 835 eurot. See juhtus 30. märtsil ja peaksite ka teadma, et see hind siis oli ainult 5,2% kõrgem kui hind oli 1. jaanuaril. Ja üldse kogu 2022 aasta jooksul Bitcoini hind sellest 1. jaanuari hinnast oli kõrgem ainult 13. päeval üldse. Ehk et enamus aastast oli tegemist langeva turuga ja langevate hindadega. Ennustus number 3. Mis on Bitcoini hind 1. jaanuaril 2023? Kõikide ennustajate seast siis keskmine pakkumine oli 69 314 eurot, kus juures kõige vähem pakuti 200 eurot ja kõige rohkem 400 000. Nüüd vaatame, mis siis tegelikult juhtus. Tegelikult 1. jaanuaril 2023 oli Bitcoini hind 15 427 eurot. See on siis kusagil 4,5 korda vähem, kui tegelikult Eesti krüptoinvestorid ennustasid, ehk ikkagi monumentaalne või tohutult suur möödalaskmine. Ennustus number 4. Mis on madalaim Bitcoini hind 2022 aastal? Mida siis investorid ennustasid? Keskmiselt pakuti madalamaks hinnaks 34 379 eurot. Kõige vähem pakuti 100 eurot ja kõige rohkem pakkus keegi siis madalamaks hinnaks 87 000 eurot. Vaatame, mis tegelikult juhtus. Tegelikult madalaim hind oli 15 278 eurot ja see juhtus siis 22. novembril eelmisel aastal. Ja nagu te näete, siis päriselt oli madalaim Bitcoini hind kusagil üle 2 korra väiksem, kui inimesed keskeltläbi ennustasid. Ennustus number 5. Mitu protsenti on suurim ühepäevane Bitcoini hinna kukkumine? Mida siis ennustati? Keskmiselt kõik krüptoinvestorid kokku ennustasid, et see päevane langus on -23,6%. Kõige vähem pakuti 5% ja kõige suuremat langust pakkus keegi -90%. Okei, aga mis tegelikult juhtus? Tegelikult kõige suurem langus toimus siis 13. juunil ja selleks oli -14,8%. Nagu te näete, siis krüptoinvestoritena olime me eelmise aasta alguses väga positiivselt meelestatud. Võrreldes ennustusi ja reaalseid tulemusi, siis me näeme, et kõvasti on alahinnatud igapäevased sellised väikseid 1-2% hinnakukkumusi.
nende kumulatiivne efekt on olnud nii suur, aga seda ei ole osatud üldse hinnata. Kui me vaatame seda ühepäevast suurima languse ennustust, siis seal ju tegelikult Eesti krüptoinvestorid ennustasid palju suuremaid langusi, kui tegelikult oli, aga sellegi poolest aasta kokkuvõttes me näeme, et päris hinnad olid ju väga palju rohkem langenud, kui ennustati. Number 6. Mis on kõrgem Ethereumi hind 2022 aastal? Siin me nägime siis, et keskmine ennustus oli 6782 eurot. Kõige vähem pakuti 3298 eurot ja kõige rohkem pakkus keegi isegi 30 000 eurot. Tegelikult Ethereumi kõrgem hind oli kohe aasta alguses ära, et 3. jaanuaril oli hind 3367 eurot ja sealt edasi peaaegu kogu aeg hind langes, et ühe korra veel aprillikuus saavutas ta peaaegu sama taseme, aga siis sealt edasi kindlasti oli täielik langus. Number 7. Mis on Ethereumi madalaim hind aasta jooksul? Keskmiselt pakuti siis 2755 eurot, kusjuures kõige vähem pakkus keegi 200 eurot ja kõige rohkem suuremat summat pakuti 8000. Tegelikult oli siis madalaim Ethereumi hind 946 eurot, see juhtus 19. juunil. Mis veel huvitav fakt on see, et kõikidest nendest ennustajatest 519 inimesest siis ainult 4 inimest pakkus, et Ethereumi madalam hind võiks olla 1000 eurot, kusagil sinna lähedale, aga ikkagi natukene rohkem, kui ta päriselt oli. Kas 2022 aasta jooksul tõuseb rohkem Bitcoini hind või Tallinna börsi indeks? Ennustajatest siis 519 inimesest koguni 84% ehk 440 inimest ütles, et Bitcoini hind tõuseb rohkem. Ainult 79 ehk siis circa 15% ütles, et Tallinna börsi indeks tõuseb rohkem. Tegelikult, nagu me juba teame nüüdseks, langesid nad mõlemad, aga küsimus on, kumb langes rohkem, kumb vähem. Bitcoin aasta jooksul langes circa -62% ja nüüd siia vastu pannes Tallinna börs hind langes circa 12%. Ennustus number 9. Mitu krüptoraha, mis hetkel on top 10, on ka aasta pärast top 10. Siin on nüüd huvitav näha, et ainult 5,7% arvas, et kõik need samad krüptorahad, mis praegu siis aasta tagasi olid kõige suuremad, on ka aasta aega hiljem kõige suuremad. Kõige rohkem pakuti siis seda, et 7 krüptoraha jääb siis samaks, aga tähendab siis, et 3 tükki tulevad uued ja muutuvad. Mis tegelikult juhtus, oligi nii, et 3 krüptoraha Solana, Terra Luna ja Polkadot kukkusid top 10 välja ja asemele tulid siis 3 muud Binance USD, Dogecoin ja Polygon. Suur tänu selle video äravaatamisest. Kui sa oled huvitatud krüptorahast ja kõigest sellest, mis sellega kaasneb, siis vajuta siin all olevale subscribe või telli nupule ja sa saad teavituse iga kord, kui meil tuleb uus video. Üks asi veel, tee oma krüptoennustus käesolevaks aastaks. Skänni seda QR koodi või vajuta lingil video all ja jäta oma ennustused. Vaatame siis järgmine aasta, kuidas meil see aasta on läinud.